Tere tulemast Bliss podcasti, Meelis Lao. Tänud kutsumast. Meie podcast on saanud sellise huvitava suuna praegu, et kui me varasemalt jagasime rohkem vaimseid teemasid, siis me nüüdseks oleme võtnud suuna, et me sooviks, et meie vestlused siis tooksid maailma Eestile lähemale ja Eestit maailmale lähemale. Ja et meie vestlused viiksid sammukenegi kuulajat, vaatajat tervislikumale, õnnelikumale, rõõmsamale, rikkamale ja edukamale elule lähemale. See oli tõeline bukett sul on ju, kui me võtaks nüüd lahti selle, et sellise õnnelikumale elule on nagu tunduvalt lihtsam inimest viia kogu see muu bukett, mida sa nagu lahti rääkisid, aga hakkame kusagilt pihta siis. No kui ainult üks sammukenegi saab tehtud, siis on tore, nii et vaatame, mis suunas meil täna läheb. Mis on hetkel sinu elus midagi väga huvitavat, mis on toimumas? Nähtavasti see on minu raamatu jätkuosade tegemine ja filmide tegemine. Sa oled olnud viimased aastad tõesti nagu avatud raamat, et oled käinud palju podcastides, saadetes, et sa räägid väga-väga avatult endast, enda minevikust, et kui ma mõtlesin, mida sult üldse küsida, siis tundub, et sa oled nagu justkui kõik ära jaganud. Või on sul veel midagi, mingit sellist tahku, mida sa tunned, et sa ei jagagi või on siuke salajane ja intiimne? No jaa, see on nii sügav küsimus, et alustame sellest, et kindlasti on mingid asju, mida ma ei jaga ja kindlasti on mingid asju, mida mitte kunagi ei hakka jagama. Kindlasti on mingid asju, mida ma jagan mingi aja pärast. Ja samas ju see ise ka, kes ma olen, vaata, võrreldes seda tavainimese eluga või võrreldes, mida mina olen elus kogenud ja nagu läbi elanud, see sümbioos. Ja see sümbioos ju kogu aeg muutub. Ma saan uusi teadmisi maailmast, mis maailmas sünnib ja oma kogemuse najal ja veel õppides midagi juurde ja veel tehes midagi juurde. See sümbioos kogu aeg muutub. Ja selles enese arengu sümbioosis on ju selline, et 2+2 ei ole 4, 2+2 võib olla 1 või 2+2 võib olla 12. Et selles osas paned 2 sellist asja kokku, nagu mingi elukogemus, uus õppimine, elumoment maailmas või mis maailmas sünnib, see on täiesti selline ettearvamatu, mis sümbioosi see sinus välja toob. Sa mainisid nii mitut teemat, mille kohta ma tahan kohe täpsemalt küsida, et mis maailmas sünnib. Kindlasti paljusid huvitab, et mida mõtleb Meelis Lao praegu üldse sellest, mis maailmas sünnib Ameerikas, Ukrainas, igal pool üle maailma. Tegelikult on ju muutused on nii kiired, palju on kaost, palju on asja, mis on määratlemata. Kuidas sa sellega suhestud ja kuidas sa seda üldse vaatad? No vaata, mina suhestun ju sellega, ütleme, oma sellise kogemuse baasil, mida ma olen läbi elanud, millest tuleb kogemus, siis mida uut ma loen või õpin või kuulen ja vastavalt sellele suhtestun. Kõikidel inimestel vaata on oma arvamus. Ükspuha, võtad, poliitikud on nagu hea näide, et ükspuha, mida sa küsid, kas sa küsid, et ühesõnaga, kas siia on vaja ehitada sigala või kas meil on vaja tuumaelektrijaama, tal on kõikide kohta oma arvamus. See on rumal. Et tegelikult ei pea kõikide asjade kohta olema oma arvamus. Kui ma milleski ei saa aru, siis pigem ma ütlen, ma ei saa aru, seda ma olen elus õppinud, ma ei saa aru ja see küsimus mind ei huvita või ma ei ole sinna süvenenud, et mul ei ole selle kohta arvamust. Aga tavaliselt inimese arvamus tekib ju sellest, et ta on kuskil näinud mingit YouTube'i klippi või kuulnud kedagi mingi asja kohta väljendumas mingisugust oma arvamust või siis keegi tema sõber on midagi öelnud või siis ta näeb, et näiteks 2 poliitikut räägivad omavahel ja tal on mingi kallutatud arvamus. Kõigi me oleme kallutatud enda koha pealt, kas Trump meeldib, ei meeldi ja vastavalt sellele tekib arvamus, mida ta räägib, on ju. Ja siis me tulistame välja neid oma mingisuguseid, mitte ise ka arvamusi, vaid sellised nagu conclusion, kokkuvõtted, vot see on nii ja see on naa ja siis me läheme teiste inimestega tülli sellepärast, et meil on see nii sees, kuna me hakkame kaitsma, see on nagu meie laps, mida välja ütlesime ja see on nii mõttetu ja kallutatud, et okei, ma vist viisin juttu väga nagu kõrvale, aga iga asja kohta ei pea olema oma arvamus. Et minul on teatud asja kohta oma arvamus. Mingi asja kohta on see põhjalikum, kuna ma tean sellest asjast ja mingi asja kohta on see pealiskaudsem. Ja mingi asja kohta ma ei häbene öelda välja, et ma ei saa sellest aru ja ma ei kommenteeri seda. Sa läksid küll teemast nagu natukene siukseks üldiseks ja et ei pea omama kõike arvamust, aga kas sul siis tõesti selle kohta, mis praegu maailmas on arvamus, puudubki, et sa lihtsalt jälgid ja vaatled või? Ei vastupidi. Võib-olla ma natuke liiga laialt vaata selleks, et öelda mingisuguse asja kohta, mingisugune kokkuvõte pead sa võib-olla rääkima laiemalt tausta, seda ma üritasin teha. Ja teatud asjade kohta mul on
et me peame aru saama, et see maailm, mis oli eile, ei ole enam täna ja veel vähem on ta homme. Ja me peame tegema kardinaalseid muutusi kõiges. Oma riigikorralduses, miljon inimest ei suuda mängida riiki, see on fakt. Me ei suuda mängida sellist suur riiki, me peame tegema siin kardinaalsed korraldused ringi. Sellepärast, et see oli hea näide, oli selline, tahtsime pidada kinni ühte tankerit siin Soome lahel ja kogu Eesti sõjavägi läks välja, üks propellerlennuk, üks aerupaat, üks helikopter on ju. Okei, see on abstraktselt naljaga öeldud on ju, aga see nagu näitab, et me ei saa seda ametnike armaadat ülal pidada ja nii edasi, me ei ole riik. Me oleme väike külakene, kus me mängime riiki, aga tegelikult me peame hakkama kokku leppima soomlastega, lätlastega, et kuidagi seda muuta. Vastasel juhul me lihtsalt sureme välja siin niimoodi. Aga see, mis sünnib maailmas, et siin on nii palju tahkusid, nii majanduslikult, geopoliitiliselt, sõjanduslikult, kui ka inimeste, ütleme selline inimeste mentaliteet, mitte mentaliteet isegi, vaid niivõrd, kuidas me tajume seda maailma, et see kõik on niivõrd suures muutuses ja sellel mitmel põhjusel. Üks põhjus on see, et tänu internetile on kõik kättesaadav. Kuigi see 99% nähtavasti risustab meie aju, kui me seda kogu aeg vaatame. Teisest küljest on see, et teadus areneb nii kiiresti, et me saame aina rohkem teada. Nüüd isegi siis üritatakse ju teada, ehitada sellist, jaapanlased on natuke ette jõudnud, aga Ameerikas ka ehitada, et siis see black matter ja siis see, kuidas see siis kutsutakse, see tumeaine ja siis valgeaine või kuidas see on, et kuidas nad omavahel ikkagi nagu siis matchivad ja kuidas nad toimivad, et me aru saaks, kuidas universum üldse toimib ja miks ta toimib. Me ei tea seda siiamaani, eks ju. Et tegelikult tänu teadusele me saame ka nii palju asju teada ja tänu sellele maailm muutub. Et kõik need, selline, tekib vahel selline vähe, et see läheb muidugi natuke teise teemasse, võib-olla jätame selle nagu hilisemaks, aga ma tahtsin jälle mingi pikka juttu hakata rääkima poliitikutest, aga ei ole minu meelest midagi valet, kui me saame aru, et asi ei toimi või ei toimi sellisel moel, nagu ta siiamaani on toiminud, siis muuta seda. Ja see peaks olema isegi väga hea, sellepärast, et maailm muutub, peame ka meie muutumise ja kaasas käima. Isegi kui me paigal seisame, tähendab see tagasi kukkumist, sest maailm läheb nii kiiresti eest ära. Kuulan sind ja ma mõtlen, et kus sul sellised maailmavaated on tulnud. Sa räägid mulle mustast mateeriast, sa räägid mulle poliitikast, sa räägid mulle, sa paned ühte vastusesse nii palju erinevaid asju kokku, et sul on nii lai silmaring. Kus sul see maailmavaade tulnud on? Kus sul see huvi elu vastu niimoodi? Vaata, ma usun seda, et me kõik peame saama kuskilt uusi teadmisi. Ja ma olen küsinud oma tuttavate käest, et sa räägid sellist lugu, kus sa saad seda teada. Ma YouTube'is vaatasin ja ma seal kuulasin ja tegelikult meile seal pillutakse mingisugused lõikusi, mis tegelikult tekitavad meie ainult sellist segadust, distractionit on ju, aga me siis ütleme välja oma mingisugused arvamusi. Tegelikult peaks olema veidi nagu põhjalikumad teadmised ja põhjalikumad teadmised tulevad sellistest põhjalikumatest uuringutest ja on selline imeline, lihtsalt fantastiline, ma soovitan kõigile on brittidel on selline platvorm nagu The Conversation ja siis nad iga päev tuleb seal selliste erinevaid uuringuid, erinevate uuringute kokkuvõtteid poliitikast, geopoliitikast, sõjandusest, teadusest, kultuurist, kõiges. Sa valid ise omal mingisugused topikud ja loed kõikide nende erinevate topikude kõige uuemaid uuringuid ja mis on kõige huvitav on see, et nad kirjeldavad ka selliseid uuringute baasil tehtud uuringuid. Et vaata, kõik uuringud on tegelikult natukene ju kallutatud, kes selle kinni maksis, vastavalt sellele näidatakse. Ja kui sa nüüd loed need uuringud, mis kokkuvõtte sealt nagu tehakse, siis sa vaatad seda, mis YouTube'is räägitakse ja naer tuleb peale. See on hoopis teine jutt. Kuna mulle meeldib ka näiteks ajalugu, mulle meeldib poliitika ja siis, kui ma vaatan sellise klipikesi, see on ju selline, keegi üritab rääkida, et autod ei sõida 4 rattaga, tegelikult sõidavad 2 rattaga, toovad seal väga palju nagu selliseid siis tõendusi, et tegelikult ongi 2 rattaga, et me peaks hakkama uskuma neid. See on selline naeruväärne, lapsik ja labane, mida tegelikult inimesed ei peaks tegema. Võiks teha nagu see, kes lihtsalt ei tahagi midagi uut teada saada, ta vaatab YouTube'i ja siis arvab, et ta teab, on maailma kursis. Kas sina ärgitad siis inimesi sügavamale vaatama, et jätaks selle sotsiaalmeedia üldsegi kõrvale on ju, ja hakkaks õppima päriselt? Ja harima ennast. See oli mingi päev tagasi helistas, nähtavasti oli mingi turu-uuring helistas, ma ei mäleta, kas oli see Delfist või kuskilt. Et kas te kasutate seda, mis ei kasuta? Kas te üldse Eesti meediat ei kasuta? Ei kasuta. Aga kus te siis uudised saate?
sest ei ole vaja saada nii palju uudiseid, kui on vaja saada teadmisi ja teadmisi meie Eesti meediast ei saa. Ei saa, see on puhas ajupesu. Naabri Kalle andis naabri Mallele peksa ja kõik jälle räägivad ja kisavad. Oi, näed, Reformierakond tegi sõda ja kõik jälle Facebookis räuskavad seal kuidagi. See on inimeste lollitamine. Vaata, kõige lihtsam on inimesi juhtida siis, kui sa tegid segadust ja suunad selliseid mikroprobleeme, mille üle kõik hakkavad kisa tõstma ja kogu inimeste energia läheb sellele. Et tegelikult me saame parema elu ainult siis, kui me natukenegi võtame asja kätte ja uurime, et miks on meie majandus nii kui sa vaatad praegu Eestit, siis vaatamata Reformierakonna lubadusele, et me oleme 5 rikkama riigi hulgas, siis me oleme 5 vaesema riigi hulgas, on ju. Eestis jooksevad massiliselt inimesed ära. Eestis on elektrihinnad nii kõrged, need on kõik tegelikult sellised tagajärjed juba, mida me kunagi rääkisime 10 aastat tagasi, aga nüüd räägivad nähtavasti kõik, on ju. Aga selleks, et aru saada, miks see nii on, selleks peaks natuke rohkem ennast harima ja kurssi viima tänapäeva maailmaga, majandusega ja nii edasi. Mitte, et ma peaks ennast majanduses väga teravaks kriidiks, ei pea, meil on tunduvalt teravalt kriite, jumal tänatud, on ju. Aga me peaks hakkama esitama küsimusi, miks niimoodi on. See, et me võtame nüüd need päikesepaneelid maha või tuulikud tekitavad müra, võtame maha, see ei ole juurpõhjus. See on miniatoorne tagajärg, mis on küll halb inimestele, aga põhjus hakkab kusagilt mujalt pihta ju. Kus see põhjus hakkab pihta? Põhjus hakkab sellest pihta, et me oleme nii rumalad ja me küsi õigeid küsimusi, me laseme ennast lollitada poliitikutele. Ja mis küsimusi me siis küsima peaksime? Kuidas peaks olema tänapäeva maailma võimaluste juures üles ehitatud selline riiklik struktuur, sest tegelikult meil on ju vaja bürokraate ka on vaja. Aga tänapäeval lihtsalt on tekkinud neid bürokraate selle 20 aasta või 30 aasta jooksul nii palju, nad lämmatavad ära Eesti. Ja meie majandus ei ole jätkusuutlik ja tuleb baasasjasi küsida. Ja baasasi on see, et kuidas me oma riiki manageerime ja juhime ja kes seda juhib. Poliitikuid, vaata, oleme kasvatanud, ühesõnaga, selle 30 aasta jooksul oleme kasvatanud tohutu hulga bürokraate ja need tegelikult juhivad kogu riiki. Seal on mingid oma ringid, kus valitakse kantslerid, kes tekitavad ise omale seadusi, kes tekitavad ka omale selliseid, kui hakatakse valima uut kantslerit või asekantslerit või kuidagi, siis nad teevad täpselt need reeglid selle järgi, et omad inimesed saaks nagu paika. See on täitsa riigi, see on maffia. Eesti maffia tegelikult ongi ametnikud ja neid on, ma ei tea, ma võin eksida, aga nähtavasti 3% umbes töövõimelistest elanikest on ju. Ja nüüd, kui tuleb sinna uus poliitik, keda me laseme sinna poliitikus, need on suhteliselt rumalad, kahjuks, suurem osa väga rumalad, sest me laseme neid valima, küsima, et mis sa lähed sinna tegema, ma lähen seisan ja hoian ja teen ja ei. Nende seletustega ei tohiks küll kedagi lasta nagu meid valitsema. Ja nüüd ta läheb sinna poliitilisse ametikohale ja tahab nagu midagi teha. Aga seal on vastastal mingi gäng, kes teab nii sügavalt, kuidas seda asja juhtida. Ja kui ta teeb vale sammu nende vastu, siis talle lükatakse vaikselt ette mingi paber, mille peale ta kinga saab ja nii edasi. Tegelikult poliitikud ei juhi riiki, juhivad ametnikud riiki. Rääkimata sellest, kuidas see valimiste mudel on üles ehitatud, tegelikult meid lollitatakse, et on poolkinnised valimisnimekirjad ja nii edasi, kuidas president on ära nullitud, milleks meil teda siis vaja, kui rahvast seda ei vali ja nii edasi. Tegelikult on nagu sellised essentsiaalsed küsimused ja sekundaarsed küsimused. Ma soovitan kõigile muuseas lugeda, see oli kas reedesel ERR-is vist oli erukindral Meelis Kiili, äärmiselt tark mees ja ta kirjutas siis artikli, mis on valesti siis ütleme Eesti riigis ja mis on valesti maailmas. No lihtsalt selline sulakulda tüübilt, et ma tema artiklis olen mingisugune 5-6 lehekülge, see peaks kohustuslik kirjandus olema kõikidele eestlastele. Väga huvitav, ma kindlasti vaatan järgi, mis seal on. Okei, aga ma nüüd mõtlen edasi, kui me hakkame neid küsimusi küsima, inimesed hakkavad seda küsima, kas sina näed üldsegi, et Eesti võib veel jõuda üldsegi lähi 10 aasta jooksul või aastatel sellise kohta, kus inimesed on siin õnnelikud, südames on rahu, kas seda üldse terendab kuskilt? Kuidas sina seda vaatad? Kindlasti, kui me laseksime Eestit, tegelikult meil oleks vaja Eestis teha väike selline, vaata nagu Singapur näiteks, 50 aastat tagasi tuli mingi mudamülgas ja siis tuli mingi tüüp, ütles, kuulge, teeme asja korda. Ma pakun välja seda, pingutame koos, teeme, meil on ka see võimalus olemas. Aga selle asemel, et ei, see oli vale algus, aga me peame ennast juhtima valima sellised, Eestis on piisavalt tarku inimesi, nii mehi kui naisi on ju. Ja sellepärast me peame tegema sellise looma, sellise natuke mõte läheb uitama, aga looma selliste tarkade inimeste ekspertide valitsuse, kes selle korra majja lööb siin. Meil on tegelikult väga palju, kui sa võtad, ma ei tea,
Hannes Tammer haridusministriks, Rain Lõhmus finantsministriks, Raivo Vare majandusministriks, see on väga tarkasi ja selliseid eestimeelseid inimesi. Aga need ei juhi meid, need on kuidagi nagu kõrvale lükatud selliste psühhopaatide poolt. Kuhu maailm tõmbab psühhopaate kõige rohkem võim ja rahandus ka muidugi on ju võim. On ju. Ja need on ära okupeerinud selle koha ja viivad tegelikult meid täiesti ju rappa, me oleme täiesti rabas. Aga nende inimestega me saaksime jalad alla. Ja nüüd lihtsalt seda, et kõigil oleks nagu selge, et ega see raha ja nagu õnne on. Rahatus annab õnnetust, mis inimestel on, vaesus. Ja nüüd teine pool on siis see, et kuidas me sellesse kõike nagu suhtume, et me saame aru, et nagu see, mis meile räägiti, kui me Nõukogude Liidust ära tulime, kuna kellelgi midagi ei olnud, siis kõik tahtsid midagi saada, vara on ju. Mingi aja jooksul me saame aru, et see raha tagaajamine ei tee ka õnnelikuks. Aga veel kord kordan, et rahatus teeb õnnetuks, aga leida selline sümbioos siis selle materiaalse poole pealt, meil oleks katus pea kohal, tagumik maa külg ära külmuks soe on ju, saaks süüa piisavalt, ja siis edaspidi nagu see ei ole enam nii relevantne, et edaspidi on nagu muud asjad nagu relevantsed, mis tegelikult toovad sulle hinge rahu ja õnne on ju. Sa mainisid eestimeelsust, et meil on vaja eestimeelseid tarkasid inimesi. Kas sina oled eestimeelne ja mis see sinu jaoks tähendab olla eestimeelne? Ma olen mõeld selle üle. Ja ma olen mõeld selle üle teinud nagu oma tagasivaate oma elule, kust me tulime Nõukogude Liidust, kus oli see 90 aastate selline gangster paradise, ütleme selline vene gangsterite ja nii edasi. Ma arvan, et ma olen eestimeelne. Minu jaoks eestimeelsus tähendab minu kodu, minu sõpru, Eesti inimesi, kellest ma näen suurem osa on väga meeldivad, targad, nutikad inimesed, heatahtlikud, kui selleks võimalus on oma kodus olla. See ei tähenda muidugi seda, et me peaks nüüd piirid kinni panema, nagu EKRE tahab piirid kinni panema, sööme kartulakoori ja eraldume maailmast. Ei, et me oleme ainult siin oma eestlased, kedagi teisi ei võtta, me ei saa niimoodi jätkata, eks ju. Aga jaa, ma arvan, et ma olen eestimeelne ja ma arvan, et Eesti võiks õitseda mitte halvemini kui, ma ei tea, Šveits, Singapur, Liechtenstein, whatever, midagi sellist, meil on kõik eeldused selleks olemas. Ilma majanduseta me ei saa, me lihtsalt ei saa. Ükspuha, mida kapakohil inimesed räägivad, et ei, me ei taha siia seda tehast või ei, me ei taha siia polügooni, aga kes meid kaitsema hakkab? Me ju näeme seda maailmas tegelikult, kui me ise ennast ei kaitse. Ja Eesti on liiga väike, et üksi kaitseda, kui me ennast ei kaitse teiste koos, siis me lihtsalt võetakse ära ja me oleme jällegi skergi teooriad, meil on vaja seda. Teisest küljest nagu selline majandus, ei, tegelikult ma tahan elada ikkagist puu all, see on see laulda isamaalise laule ja hingata õhku ja ütleks, et mingi aja pärast see tagumik hakkab maa külge ära külmuma, siis me hakkame rääkima, ei, tegelikult me oleme ikka nii puhtad inimesed, aga puhas selline keskkond vajab või mida? Puhas keskkond vajab seda, et me, kui küsid inimeste käest, kes ütlevad, ei, me ei taha siia mingi tootmist ega tööstust ega midagi, las olla elektrihinnad kallim, okei, et kas sa telefoni kasutad? Ja kasutad. Arvuti kasutad? Ja kasutad. Sa elad ju selles kodus, sa ju tahad, et su see kaka ära voolaks ja soe majas oleks ja konditsioneer sees oleks ja valgus oleks sees ja siis tahad elektriautoga sõita suure tõenäosusega ja seda. See vajab tohutul kogusel tehnikat. Selleks, et elada sellist loodussäästvat elu, et me ei reostaks seda ära. Aga kus sa need seadmed saad? Hiinlased toodavad. Väga tore on, aga millega sa maksad neile on ju? Milles sa maksad neile? Euros maksad. Ja siis ma ütlen nagu selline talupoja mõistus ütleb, et selleks, et sina teeniksid seda eurot, on sul vaja teha midagi sellist, mida muu maailm vajab, et sa toodad midagi sellist, mida muu maailm vajab, see toob raha sisse. Et ükspuha palju need meie ilusad kinnisvara arendajad ehitavad siia kõrghooneid, see ei too raha sisse, vaid see viib inimese taskus raha välja. Meil on vaja luua, ütleme, kui me siia taha meelitada inimesi, neid hooneid on ka vaja, on ju. Aga nemad ei ole need, kes toovad tegelikult õnne nagu inimeste õnne, siis tähendab õuele, selle nagu materiaalse õnne. On see, kui me suudame midagi toota, mida me suudame müüa, see toob raha sisse, see nii lihtne ongi ja sellest mida kunagi mööda ei saa, eks ju. Nüüd, kui need elektrihinnad on nii kõrged, siis me ei suuda mitte midagi toota. Ja kui sul ei ole neid ilusad asju, kui me ei suuda hiinlaste käest osta ega midagi, siis me istumegi seal, tagumik külmub ära, lähme palktaredesse tagasi ja pastlad jalga ja elamegi oma kardulast ja kas me tahame sellist elu? Ma ei usu, et suuremas inimesi ütleb, et tahab. Kindlasti mõni on, kes ajab oma jonni, ütleb, tahab, las ta olla. Aga igast nagu demokraatlikus riigis, nagu me praegu oleme, siis enamus hääl ju otsustab, on ju. Aga see enamus hääl tavaliselt kipub nagu veidi kallutatud ja rumal olema. Aga ikkagist teha vahet, et mis on selline propaganda ja mis on tegelikult mida suurem osa inimestest
tahaks materiaalset kindlust ja tahaks, et ei oleks stressi ega probleeme, on ju. Kõlab nagu nõiaring, noh, et tänapäeval on hästi populaarne, kui sa ütlesid, et inimestel on raske, siis nad otsivad abi. Et sa oled ka rääkinud avalikult, et sul on olnud keerulisemaid aegu, et ja oled ka jaganud, kuidas sa oled neid läbinud. Et tänapäeval on hästi populaarne kogu see vaimne teema manifesteerimine. Kuidas sa sellega suhestud? Mis sa sellest arvad? Ma võib-olla ütleks ühe statemendi välja, et kõigil on, nagu ma rääkisin, oma arvamus ja see on suuremalt jaolt on see selline kallutatud ja täiesti mõttetu, lihtsalt tema selline, tema selline soov mõtlemine erineval põhjusel. Miks ma kommenteerin mingeid asju või ütlen mingeid asju välja, on see, et ma olen need asjad ise läbi elanud. Kui ma räägin kellegi suhete teemal, näiteks võtan sõna, siis ma tean, et ma olen ise kuskil reha otsa astunud, ja mitte ühe korra, vaid kordi, on ju. Kui ma räägin mingi muul teemal, siis ma ise olen selle asja läbi käinud ja olen olnud ka erinevatel põhjustel kordi sellises sügavas, pimedas, kuristlikus põhjas, kus ma ei näe ühtegi nagu valgust tulemas vastu ja ma tean, mida ma räägin. Et see ei ole klassiruumis õpitud tarkus. Mida ma teen ka, mida ma loen ja õpin kogu aeg juurde, on ju. Siis erinevaid psühholoogia uusi mingisugused avastusi ja nii edasi. Et see on ikkagi tulnud nagu põhimõtteliselt nagu kogemuse, siis katsekogemuse nagu taustale, et mul on põhjus, miks ma niimoodi räägin. Ja mis puudutab sellist eneseabi boosti on nagu see, et see on kaks põhjust, nagu ma näen. Esimene on see, et inimesed on nagu avastanud, nagu me rääkisime enne, et on avastanud, et ega see ainult nagu raha tagaajamine nagu õnnelikuks ei tee. Väike remark, et kui ma nüüd vaatan selliseid enda vanuseid, kes on kogu elu ainult pühendunud sellele, et raha taga ajada ja nüüd siis 40 pluss 50 vaatad, nad on tead nagu sellised krimpsus, kortsus, hallid mehikesed, sest ta ei ole panustanud ei uute asjade õppimisele, ta ei ole panustanud oma ei füüsisisse, et midagi ainult ra. Ja mingil hetkel saad aru, et hops, elu on möödas ja mida ma nüüd teen nende nagu pakkidega? On ju, sul ei ole sõpru enam, sul ei ole sotsiaalset elu enam, see. Ainult sõita kopteriga ringi ja rääkida, kui rikas ma olen, on ju, see jääb, eks ju. Et siis me oleme nagu aru saanud, lähme tagasi selle jutule, et see oli kaks põhjust. Üks, et me saame aru, et ainult raha õnnelikuks ei tee. Veel kord kordan seda, et ka rahatus toob õnnetus kaela küll, on ju. Aga teine on see, vaata, et see eneseabi ja selline õnnelik olemine, see on niivõrd ebamäärane maailm. Ja sellest ebamäärasest maailmast lõikavad kasu need, kes üritavad inimestele midagi müüa ja need on massiliselt. Kui inimene tunneb, vaata iga inimene tunnetab seda maailma erinevalt, sina tunnetad erinevalt, mina tunnetan erinevalt, see taju ja see taju on juba sellest, et me geneetiliselt oleme erinevad. Teiseks see, et minu eluline kogemus annab mulle erineva tunnetuse, mida ma õpin, annab mulle tunnetuse, iga uus päev annab erineva tunnetuse. Ja nüüd need igasugused gurud, ma ausalt öeldes ei talu neid eriti. Esiteks ta kutsub sinna neid inimesi, kes on haavatavad, kel tegelikult elus on raske ja nüüd tema tuleb, ma juhatan su siit välja. Ja siis esiteks on see, et ta võtab väga suure tasu selle eest ja nüüd inimene jääb sellest sõltuvusse ja sõltuvusse jääb hästi lihtsalt põhjusele. Vaata tegelikult inimene elab valet elu, sellest me jõuame ka rääkida, elab valet elu täiesti. Nüüd tal on raskused, ta on kas on omade füüsisega käpuli, vaimsusega käpuli, ta on õudselt augus ja see tegelane nüüd räägib talle, et tule, hakkasin minu juures käima, meil on väike ringike, siis sa saad nagu õnnelikuks. Ta hakkab seal käima ja mis juhtub on see, et seal ringikeses kasutades õigeid väljendeid, õigeid žestikulatsioone ja muusikat ja kõike, seal pustitakse inimese dopamiini. Inimese dopamiin tõuseb üles ja ta tunneb, tõesti, ma sain abi, ma tunnen hästi siin ennast. Nüüd ta läheb ära ja dopamiin kukub alla patsti ja ta vajab uuesti sinna minekut. See tekitage sõltuvus. Aga mis on halb on see, et ta jääb sellest ringis sõltuvuse, ta ei astu välja. Sest tegelikult ta peaks muutma oma eluharjumusi, mis on hästi raske. Nende eluharjumuste muutmisega saavutab ta parema elu, aga ta jääb sõltuvuse sinna. Ja tegelikult on, minu jaoks on need šarlatanid. Isegi mitte šarlatan, tegelikult sa oled selline, šarlatan on lihtsalt, ma tahab mida kosta, näed, ma müün sulle mingisuguse 3 sendise asja 300 euroga, siis ma olen petis ja šarlatan, aga tegelikult nemad on jätised, sest nad haavatavad inimesed viivad veel hullemasse olukorda, kus nad välja ei saa enam. Aga tõeselt. Tõsi, olen kokku puutunud, olen näinud. Aga
mis sind siis on aidanud neid mingeid teatavaid muutusi elus looma või kas sa üldse oled pidanud muutma, äkki sa oled terve elu õigesti elanud et ei peagi ennast muutma, kulged läbi, oled õnnelik, ilus, tark ja osav. Jällegist jõuame nüüd sinna, mis ma ütlesin, et kui ma midagi räägin, siis ma räägin oma elulisest kogemusest. Ja mina olen samamoodi raha taga ajanud, mina olen samamoodi elanud, õnneks ma olen kogu elu sporti teinud, enam-vähem on ju, mis tegelikult hoiab mind mingil määral joone peal, eks ju. Ja kõik need muud asjad on tulnud mul nüüd elu jooksul nagu õppimised, et inimene peab kõigepealt paika panema oma eluharjumused ja siis need eluharjumused panevad paika sinu elu. Ja see hakkab lihtsatest asjadest pihta, see hakkab niimoodi, et tee sporti, sport tohutu mõju on sinu ajule ja kogu enesetundele, kui sa teed sporti. Algus ei ole, algus on raske, kohe jõuan selle teemale. Tee sporti, söö tervislikult, sotsialiseerumine, suhtle inimestega, maga hästi. Käi värskes õhus, tegelikult seal on mingid teatud asjad, mida sa nagu peaks jälgima. Aga mida inimesed ju tahavad teha, et vaata, kui sa nüüd ütled talle, mida ta tegema peaks, et ta oleks tervislikum ja tunneks elus paremini ennast, siis need on rasked. Kõik asjad, mis on pikas perspektiivis meile head, õppimine, sa võid fucking vaeva nägema, et milleski ennast nagu läbi närida ja siis, kui sa saad need teadmised ja aru saama, tunned sukest boost'i kohe, hea on olla. Trenni minna, selleks, et ütleme, olla heas vormis, see on väga palju vaeva ja see on raske, aga lõpptulemus on hea. Aga kõik asjad, mis on, kohe annab sulle head, see pikas perspektiivis ei ole hea. Palju süüa, oi kui hea on ja pärast on kõht ees, on ju. Võtad veidike naps, oi kui hea on, jood veel ja pärast on une pohma, on ju. Nüüd lähed nende, kutsume nende enesabikurude ringi, on ju, kus koos kasutades erinevad tehnoloogiad, boostidega sinu dopamiini, oi kui hea on, ei sa lähed ära ja dopamiin kukub alla. Et see on, mis on raske, tuleb välja, et on hea ja mis on kerge, tuleb välja, et on halb. Ja dopamiiniga ju, Andrew Huberman räägib seda väga hästi, et on dopamiini level ja kui see läheb liiga kõrgele mingil, kas keemiliselt keegi paneb kokaiini või läheb nende ringidesse koos ümisema, see tõstab ka dopamiini, on ju, ja siis ta kukub, mitte ei jää sinna keskele, ei kuku tagasi, vaid ta kukub sügavale auku tagasi ja sealt üles saada on väga raske ja tegelikult ta ei tohiks käia nii suurelt üles alla, et need otsad tuleb ära lõigata, on ju. Siis sa oled ikkagi väga teadlik, kuidas sa elad. Vaata, sellega on niimoodi, et lihtne näide, kui hakkad käima sporti tegema, siis algus on raske. Sa pead vägisi tegema seda, ületama selle mingi barjääri. Ja siis, kui sa oled juba selle barjääri ületanud, siis hakkad sellest nautima. Siis ta muutub sul harjumuseks ja sa saad sellest naudingu. Samamoodi on ka õppimisega näiteks, on, et algus, kui sa pead läbi närima, koolis näritakse, aga koolis näritakse sellepärast, et ma pean saama selle diplomi kätte, et tegelikult ta nagu teadmiste pärast ei näri neid läbi. Mina teen seda sellepärast, et saada teadmine, mitte sellepärast, et seda diplomit saada. On ju. Ja algus, kui sa võtad kätte, ma pean iga päev mingi paar tundi sellega tegelema, eriti veel inglise keeles, mis ei ole native, on ju. Siis algus on raske, aga siis sa tunned, kui sa teed seda, sa hakkad naudingut saama sellest. Vaat see on võib-olla selline vastus, et sa elad teadlikult. Ma lihtsalt olen valinud sellised asjad, mida ma arvan, et mis toob pikas perspektiivis rohkem tulu, kasu minule endale. Me ennist rääkisime kohvitassidega ka ja me rääkisime pehmodest. Et kas tänapäeva ühiskonnas on mehed muutunud pehmodeks? Me tahaks nii ühesõnaliselt sellele vastata. Ühesõnaliselt tead ikka, mõni ütleb, ei ole ja siis suurem osa selliseid maskuliinseid mehi ütleb, ja muidugi on. See ei ole päris nii, et tänapäeva maailm tegelikult tekitab sellise olukorra, kus meestel on väga raske jääda meheks ja mehed otsivad oma identiteeti ja seda ei ole kerge teha üldse. Kuna naised muutuvad aina rohkem maskuliinsemaks, mehelikumaks, tead, sõdad motikatega ringi ja teevad seda ja saavad ise oma eluga hakkama. Palju on tegelikult selliseid üksikuid naisi, sest talle meeldib, ta saab ise oma asjadega hakkama ja ta ei vaja kedagi lohiseva püksi tagumikuga mingisuguseid, kes veab sussi järgi kodus, on ju. Et tegelikult mehel on raske jääda mehelikumaks. Seepärast see tänapäeva see platvormi majandus, kus kõik on internetis platvormil, et mis see mehelik üldse tähendab, me peame selle lahti defineerima, et mis see mehelik on ju. Noortel meestel on suhteliselt raske leida oma sellist, vaata kõik me vajame mingid eeskuju, keda järgida siis. Et kui kuskilt sa pead mingid teadmised saama või kes sulle meeldib, sa hakkad veidike kopima teda ja et minu ajal oli suhteliselt raske seda teha, kuna ei olnud internetti ja sul olid siis reaalsest elust olid mingisugused
tuttavad, sõbrad või keda vaatasid, näe, see on selline, ma tahaks ka niimoodi käituda, eks ju. Ja nüüd tänapäeval siis ongi, et kas siis on see üks äärmus, kus on siis, paneme selle koodnimetuse alla Andrew Tate, on ju, kuigi me ei tea tegelikult, mida ta sees tunneb, on ju. Et kas ta kõik tema sellised räuskamised on mõeldud reklaamiks või ta tegelikult ka nii mõtleb, on ju, aga paneme koodnimetuse alla Andrew Tate, selline väga selline maskuliin ja selline, kuidas seda kutsutakse, toksiline maskuliinsus. Jah, selle toksiline testostereen, ei, maskuliinsus, toxic masculinity just, toksiline maskuliinsus. Ja teine äärmus on sellised, keda meie endine president kutsus siis ka, kuna siis see mitmekesisuses kutsus oma sinna Kadrioru lossi pallile, kes siis oli kleidikestes poisid ja sellised on ju toredad kleidikestes seelikutest, mis lihtsalt abees, aga sellised on ju, et mehed muutuvad selliseks siis she-mailideks, on ju, et ei saa aru. Ja siis kuna nagu näiteid on nagu nii palju, siis tõmbab sinna poole. Mitte see, vaata, kui keegi tahab gei olla, olgu gei, keegi lesbi, jumala ees, see on igahe oma nagu teha, aga tegelikult meestel on nagu 2 äärmust toodud, nagu need peaks olema ainsad valikud, tegelikult ei ole. Ja tegelikult võiks ju nagu kusagil nagu mingi kesktee olla, et esiteks poiss, kas ta noor poiss või mees, kas ta peaks seeliku kandma, no kui sa nii päris ei tunne, ära mine sinna, on ju. Kas sa nüüd peaks ütlema niimoodi, et tegelikult ma pean 200 kilo rinnalt suruma kõigile pasuna saama, no ei pea seda tegema, on ju. Sa ei pea tõestama seda, et sa mees oled, sa võid teha seda spordiringis, boksiringis, spordisaalis, aga kui sa sealt väljas oled, siis ei ole see. Aga nüüd on küsimus selles, et koolides ja üldse noorte ühiskondades noored jälgivad eeskujusid. Ja kui vaata nüüd seda, et ärge olge poisid nii toksilised, et seda räägib mingisugune 40+ ametnik, kõht ripub ees, püksid tagumik järgi, lõtha tuleb, räägib, poisid ärge tehke, nii ei ole ilus, kas poisid sülitavad, seda naeravad teda või räägib mingisugune selline Me Too organisatsioonis mingisugune mamma ülekaaluline kibestunud 40 pluss aastast, siis ta näeb kole välja, keegi teda ei taha ja tegelikult on elus kibestunud ja seepärast räägib kõiki need lugusid ja räägib naistele vastupidiseid lugusid, on ju, et kas seda kuulab, keegi ei kuula, mis on puudus meie ühiskonnast, on puuduse eeskuju, keda jälgida. Vaata, kui ma lähen spordisaali, siis ma tahan spordisaalis, kui treener mulle midagi räägib ja õpetab, siis treener on mulle eeskuju, ma vaatan, sellises vormis ja see, ma jälgin, ma kuulan teda. Kui ma lähen kuulan mingit loengut, siis minus see, kes seda loengut peab tekitab, kus on tark mees, ma tahan kuulata teda, on ju. Et see eeskuju on puudu. Ja eeskuju on puudu just baasasjades. Et kõigepealt ole sportlik, suhtu austavalt vanematesse, käitu viisakalt naisterahvastega, riietu viisakalt ja nii edasi, õpi, tee ennast paremaks inimeseks. See ei tähenda, et sa pussi oled. Ei, sa ei tohi, kui sul mingi bulli hakkab sul ikkagi peale käima, sa pead vastu astuma. Sa pead vastu astuma siis, kui nõrgemad peedistatakse kuskil. Sa lähed vahele siis, kui kolmekesi ollakse ühe kallal. Ei tohi mees tagasi astuda siis, kui ta näeb, et vaata, miks valitseb maailmas kurjus on siis, et kui kurjus tõuseb, siis head mehed istuvad kodus vaikselt, on ju. Et need on sellised, kus tuleb välja astuda ja see ei ole toksiline maskuliinsus, see on mehelikkus. Aga teistes olukordades see mehelikkus tähendab seda, et sa oled viisakas. Sa oled naisterahvale ukse ees lahti, aitad manti selga ja nii edasi, need pisiasjad, aga elu koosnebki pisiasjadest ja meeldivatest pisiasjadest teeb elu meeldiva elu. Sa mainisid austust ja mul on väga palju kogemusi, kus inimesed käituvad mitte austavalt ja kui ma olen seda välja toonud, siis nad ei mõista üldse, mida ma selle all silmas pean. Et mulle on jäänud mulje, et ühiskonnas enam ei teata, mis on austus. Kuidas sina defineerid austust? On küll inimesi, kes teavad, mis on austus, aga mulle tundub, et see on rohkem siuke vanakooli väärtus. Sa pead kõigepealt austama ise ennast, siis sa suudad ka austada teisi inimesi, on ju. Ja selline austamine on, sellel ei ole ühtset sellist seletust. No näiteks, kui me lepime kokku, et ma tulen kell 1, siis ma tulen kell 1 kohale, kuna ma austan sind. Ma ei lase sul niisama oodata, kuna ma olen kokku leppinud, on ju. Austus on see, et kui ma ei tee sulle seda, mida ma ei taha, et tehaks mulle ja ka vastupidi. Et ma ei lase sul teha endale seda, mida ma sulle ei teeks. See on ka austamine. Vanemate inimeste austamine näiteks on see, et kui tal on probleem, siis ma austan teda. Kui tema räägib, siis ma kuulan. Mitte ma ei haugu vastu, siis ma kuulan, sest temal on elus ikkagist nii palju selja taga, mida minul ei ole, siis ma kuulan, mis tal on öelda. Ja kui ma ei taha seda kuulata, loogutan peaga, võin ka viisakalt ära minna. Austamine on paljudest asjadest hakkab pihta, siin võikski jääda rääkima nendest, aga kuidas sina defineerid austamist?
no sa üpriski täpselt ütlesid ära, et ongi, algab endast, et ma ei tee seda teistele, mis ma ei taha, et mulle tehtaks, on ju, aga korra nüüd mõtlen, isegi austus. Et ma olen tähelepanelik enda ümbritseva suhtes ja ma hoian seda. Ja ma hoian seda nii, nagu ma tahaks, et mind hoitaks. Voh, vice versa on ju. Jah. Just. Vaata, kui sa oled noorem, siis sa päris palju pead olema nendes seltskondades või suhtlema nende inimestega, kellega sul tegelikult ei ole meeldiv suhelda. Ja seda teatud põhjusel. Noh, et ma ei tea, et äri koos, õpite koos, olete mingi teatud seltskondades koos või seal on 100 põhjust, mis võib olla, on ju. Et miks ma pean olema inimestega koos, kellega tegelikult mul ei ole hea koos olla, kus ma ei saa positiivseid emotsioone. Ja nüüd, mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa saad aru, et sa kõik lõikad need ära. Sellepärast, et sa oled piisavalt saanud elukogemust ja kui ta toob sinu elukogemus ainult negatiivset soppa, siis need inimestega ei ole vaja suhelda, lihtsalt lõikad ära. Sa ei jõua vaielda teatud inimtüübiga, kes on võtnud sellise kallutatud tema isiklikudest emotsioonidest ja elukommetest ja harjumusest kallutatud mingisuguse arvamuse ja sa ei muuda teda mitte kunagi. See on vanarahvas või ütles selle kohta ikka, et vasikaga võidu joosta. See on see mõttetu, on ju. Ja kui sa saad aru sellest, siis ei ole vaja. Sa lõikad need suhtlemised ära ja elad oma elu edasi, sa ei jõua kõike muuta. Kas sa oled selline inimene, keda ümbritseb väike ringkond, eks sul on sellised oma lähedased inimesed või sul on ümberringi palju selliseid toredaid inimesed, milline on sinu elustiil ja kuidas sa oma ringkonda üldse näed? Mul on kogu aeg meeldinud, kui ma olin noorem, et oleks siukene rohkem tuttavaid ja siuke mingi melu ja suhtlemine aga mida aeg edasi, seda vähem ma seda vajan. Ma pigem eelistan ikkagist mõnda üksikut, kellega suhelda. Ja see annab mulle tunduvalt rohkem. Isegi see, et ei ole vaja sassi ajada üksildust ja üksindust, on ju. Et kui sa oled üksi, see ei tähenda seda, et sa oleks üksildane. Ja samamoodi ma väga tugevalt usun sellesse, et selleks, et olla teiste inimestega koos, pead sa kõigepealt leidma iseenda üles. Sa pead harjuma iseendaga hakkama saama. Kui sa saad iseendaga hakkama, siis sa suudad ka teisi inimesega arvestada ja suudad rahulikult välja öelda, kuidas on vaja sinuga käituda, mida sina vajad. Et teha hästi selgeks. Ja kui me tänapäeval vaatame, siis hästi paljud käivad suhtesse, ta mitte kunagi ei saa teada, kes ta tegelikult ise on, mida ta ise vajab. Seal on kogu aeg mingi müra ümber, sest ta kogu aeg vajab kedagi enda ümber. Aga inimesi on erinevaid. Nähtavasti tugevatel inimestel on selline, et ta vajab seda üksi olemist, kus ta saab ise oma mõtetega olla, oma tegevustega tegeleda ja see on selline tõeliselt kvaliteetaeg. Aga kui me juba jõudsime kvaliteetajani ja sa ütlesid, et su ringkond on väike, kas sinul on olemas südametaam, kas sul on keegi, kes sind rõõmsaks teeb, õnnelikuks teeb ja tõesti rikastab su elu? Me lähme isiklikesse teemadesse sukeldume. Miks mitte, kui meil see võimalus on? Ma ei tea, kuidas sellele vastata. Võib-olla ma vastaks sellele niimoodi, et loomulikult mul on elus keegi. Samas olen ma sellises punktis oma elus hetkel, kus ma tegelen rohkem iseendaga. Ma ei tea, see ei kõla võib-olla õieti iseenda tegemistega, iseenda mingisuguste tegemiste ja elu tagajärgedele joone alla tõmbamisega ja sinna hinnangu andmisega enda jaoks. See oli kunagi üks poliitik ütles, et tänapäeval nüüd me tegeleme sisekaemusega, see on niivõrd totter ja jabur, on ju. Aga jah. Kõlab ausalt. See oli kummaline moment. Kõlab ausalt. Ja. Kui sa ütlesid, et sa tegeled rohkem enda asjadega, sa ennist mainisid ka filmi, seriaali. Mis siis on küpsemas? Mis on toimumas? Ma tean, et sa unistasid kunagi väga suurelt ja sa ütlesid aastaid tagasi juba, et sa tahad ikkagi võimsalt, suurelt, ägedalt ja midagi, mis läheb ka kokku tegelikult meie podcasti teemaga, et viia Eestit maailmale lähemale ja vastupidi. Et kas on see nüüd toimumas niimoodi?
nagu sa seda ette kujutasid? Jupp aega tagasi, 5 aastat, 6 aastat, mäletage, aeg läheb nii kiiresti, et mitmed Eesti sellised kirjastused siis pöördusid minu poole, Meelis, sul on kirev elu olnud, äkki soovid raamatu kirjutada. Ja see oli minu jaoks, mis raamat? Ei, unustage ära, on ju. Aga see jäi kuhugi idanema sisse. Suhtlesin siin erinevate mingisuguse sõpradega Londonist ja Ameerikast ja meil on siin palju nende expatide kogukond, on ju. Ja kõik, sul on siuke lugu, et miks sa räägi sellest, on ju. Ja siis see kuidagi läks ja mõtlesin, et on nagu päris kihvt lugu, et äkki saab mingisuguse raamatu ja äkki saab sealt mingi filmikese või midagi, et lugu on päris, hakkasin kirja panema, et päris meelde tuletama. Alguses mõtlesin muidugi, mis ma seal ikka räägin, pole nagu midagi. Ja siis tuli see ja see ja see ja see ja see ja nüüd siis ta on jõudnud, see lugu on jõudnud siis nii kaugele, et me oleme löönud siis käed ühe suurima sellise filmiproduceriga, mingi 20 filmi toodavad aastas, umbes mingi 2 miljardi eest üks suured. Pierce Brosnanid ja Jason Stathamid ja kellega nad seal kõik siis, ühesõnaga see suur tegija, eks ju. Nendele siis see minu lugu on hakanud nagu nii meeldib, et nad näevad seda kutsutakse story universe. Et mitte ei ole üks raamat ja selle põhjal valminud mingisuguse film, vaid see on täitsa omaette universum. Et võrreldes sellega, et seal on mingi Itaalia maffia mingisuguse, mida on vorbitud ja tegelikult kõigil on kõrini või keegi viitsi neid vaadata enam. Siis on mingisuguseid CIA lugusi, sõjafilme, bandiitidest, oligarhidest, aga siukest asja ei ole enne olnud. See nagu meie lugu siin on niivõrd unikaalne. Alates Nõukogude Liidu kokkuvarisemine, siis mis meil siin sündis, mida me tegime Venemaal venelastega, mida me tegime kuskil Londonis erinevate agentuuridega ja veel edasi, et see on nagu niivõrd fucking fantastic lugu. Ja nüüd on siis töös meil praegu otseselt siis on film, millele loodame, et tulevad mingid järjed. Siis on plaanis TV-seriaal, kuna seda lugu on nii palju. See on järgmine Sopranos, on ju. Ja siis on dokumentaal ja pluss raamatule järjed. Et see on selline põnev ja see ongi selline, mis lööb siis minul silma särama. Et lõpuks on midagi, vaata, ma olen tegelenud elus erinevad asjadega, on ju. Küll vanasti oli metalliärimees ja siis naftaärimees ja siis nafta leiukohtade arendamine ja siis mingi finantsplatvormid ja nii edasi, kogu aeg mingisugune hunt kriimsilm, on ju. Aga nüüd on mingisugune sellest kõigest sümbioos tekkinud, mis on minu enda lugu, mis on kogu maailmale huvitav. Et mitte, et ei tule siia keegi filmima Tenetit, vaid me ei ole mingi see Tenet, mis läheb maailma. See täitsa vastupidine asi. Kas sa juba kujutad ka ette, mida see maailmas tegema hakkab? Kas sa kujutad ette, et see võib ka muuta mingisuguseid vaateid totaalselt maailmal, Euroopa suhtes, Venemaa suhtes, üldse selle suhtes, mis siin toimub? Mul oleks ühtegi põnevat rääkida, aga kahjuks ma ei saa. Sest ma saan rääkida üldist juttu, aga miks ma ütlen kohe ära, et seal on sellised konfidentsiaalsuse klauslid ja seda ei taheta, et räägitakse enne. Muidu ma räägin selle loo enne ära, aga see on fucking põnev. See on täiesti teistsugune, mida te arvate. Ma toon välja asjad, mis on täitsa rääkimata. Ja samas mingisugused karakterid, mis hakkasid vajuma kuskil, mitte sarnased karakterid, aga sarnased karakterid, mis vajusid nagu unistuste hõlma, mida mina tahan, et noortel ja maailmas räägitakse, mida saab esile tõsta seal. See on väga põnev, väga põnev. Kõlab igal juhul tõesti väga intrigeerivalt, aga mis sinu elus siis saab, kui need saated välja, kas sa hakkad tuuritama mööda maailma, jääd sa siia Eestisse või sinust saab siuke maailma nimi, kes hakkab koos nende produktsioonidega kuidagi tähelendu tegema või jääd sa pigem siia vaikselt Eestisse kõiki neid vilju nautima ja vaatlema ja muigama isekeskelt, ära tegin. Ma olen mõeld sellele ja mõeld sellele sellise koha pealt, et kui selline asi, mida poleks kunagi oodanud. Miks ma tõin Teneti just selle mõttega, et nagu näidata, et see, mida meie teeme, on vähemalt samal tasemel. Aga minu arvates seda sisu ei saa võrrelda, see nagu öö ja päev. Ma vaatasin seda Tenetit ja ei saa anda aru, mida nad seal näitavad, räägivad. On ju. Aga lihtsalt filmi näitlejad, hinnad, asjad, et see on täiesti tipp. Ja tulles nüüd natukene nagu tagasi, et kui see asi kõik oleks juhtunud varem,
et siis ma nähtavasti oleks olnud teises sellises vaimses dimensioonis. Ma oleks viskanud nina üles ja kuskil lennanud juba, eks ju. Aga nüüd, kuna ego on minu, ütleme siis universumi aeg on minu egoga piisavalt tööd teinud, et ma ei lähe lendu. Ja ma loodan ka siis, kui ma saan Oscar, et ma ei lähe lendu. Aga eks kindlasti peab käima, kuna see on based on true story, on ju, et siis peab käima ise neid asju rääkimas koos siis produtsendi, direktori, näitlejate ja nendega. Väga huvitav. Ja siis ma loodan, et tulevikus me saame ka nendel teemadel täpsemalt juba rääkida. Just. Sa ütlesid, et su ego vajas teatavat eeltööd, et üldse seda kõike realiseerida sellisel kujul, nagu ta praegu realiseerub, et mis olid need sündmused või missuga siis juhtus, et sa hakkasid seda ego niimoodi teadvustama, sest ego ju teadupäraselt ei ole ka nagu halb asi, et ühelt poolt ta viib sind edasi, aga teiselt poolt ta võib sind tagasi tõmmata, et ma saan aru, et sa leidsid endas mingid küljed, mis tõmbasid siit tagasi või võib-olla ei anna seda nagu sellist raketilendu, nagu sa soovid. Vaata, siin ongi, tõmbame selle joone vahele, et mis on selline healthy, terve ego. Et sa peadki endast hästi arvama või olema endaga nagu sina peal, mitte hästi arva, vaid endaga sina peal rahul ise endaga. Ütleme, et sa ei ole mingisugune Kreeka jumalus, aga samas sa ei ole ka mingisugune sõnnik tänava peal, on ju. Et sa pead endaga rahul olema, see on normaalne ego. Aga nüüd teatud elu sellised perioodid, 90-ndad, kus said olla siuke cool mees, siis kõik need businessid, kus ma sain olla õune tegija ja nii edasi, et boostis minu ego hästi palju, kus ma muutusin veidi arrogantseks, arvates, et ma olen selline ja siis tulid elu õppetunnid. Siis tegelikult, kuidas on, et selline õppetunni saab ikkagist anda, vaata, kui su ego või sinu enese hinnang on suhteliselt madal, siis sulle mitte kuidagi õppetundi anda ei saa. Sest sa ei saa kuhugile kukkuda. Sulle juba ninapidi poris, on ju. Aga selleks, et sulle õppetundi anda, pead sa tõstma kõigepealt hästi kõrgele üles ja sealt laskma vabalanguses mutta. Ja seal on meetrite jagu muda, kuhu kukkuda. Et ma olen selle läbi käinud kõik, ma tean, mis see tähendab. Ja mitu korda, mitte ühe korra. Esimene kord ei oleks mind nagu õpetanud või and sellist nagu, siis ma mõtlesin lihtsalt, kurat, elu on ebaõiglane, kui hakkasid juhtuma esimesed probleemid. Et elu on lihtsalt ebaõiglane. Ja nüüd käies selle kõik läbi, veidikene üles alla sügavamale alla jällegi. Et see siis on, teda on nudinud selliseks, ma arvan, täitsa normaalseks, et ma ei pea ennast teistest paremaks, aga ei pea teisi endast paremaks. Paljud on muidugi, ütleme, võib-olla nutikamad või siis mingil spordis või whatever kuskil paremad, aga see on selline tehniline mõõde juba, et inimesena ma olen samasugune nagu kõik teisedki. Sa ütlesid, tõid välja võrdsuse, et sa oled samasugune nagu kõik teisedki, aga kuulates sind, sa oled ikkagi edukas, sa tegeled suurte projektidega praegu, on ju, film ja kõik, hakkad maailmas suurt lendu tegema, et kuidas sa suhestud kadedusega? Kas sa ei karda, et eestlased muutuvad kadedaks? Ma ei saa siia mitte midagi teha. Ma rääkisin just, see oli nii huvitav. Ma olen seda ise kordi näinud. Lähed Londonis või kuskil mujal. Kuskil vaatasin, olen Londonis Bond Streeti peal tohutu rahvamass. Mida nagu tahavad, siis küsin ühe käest, et kuule, et mis siin juhtus, kas mingi õnnetus, midagi. Ei, Mike Tyson on siin boksija, on ju, ja nüüd kõik tahavad näha teda, eks ju. See näidatakse välja kohe seda, kui ma tunnen millegi vastu huvi meil, siis näitad välja seda. Ja kui Eestis midagi selline juhtuks, siis inimene tuleks, vaataks, lõks pilgu maha ja läheks mööda. Sest nagu tema, ma ei tea, nagu see võtaks tal nüüd tükki ära, et vaadata, see ongi juba kihvt auto, milline ilus naine, näe, see on see kuulus teadlane või pankur või whatever kuidagi nagu selline, aga me nagu varjame seda, me näita välja seda, nagu see meil tüki küljest ära võtaks. Rääkisin mingi aeg tagasi just ühe oma hea tuttajaga, tegeleb moega hästi tuntud Eesti moekunstnik naine, ütles, et Eestis on hästi huvitav, et ta oli just omal kesklinnas on tal siis suur, kus tal on siis need siis, kus salong, ja siis naeris seda, korraldas selles mingisuguse moeshow just, aknad lahti soojal ajal, ilusad modellid, miniseelikud, kõik, ja inimesed käivad mööda, pöörab pilgu ära, selles on vaadata, mis siin on, et kuidagi vägev ju on ju, et lõivad nagu pilgu maha, et see on selline, või rääkimata selline, et ma ei oska isegi tuua näidet. Näiteks
meie Uku Jürjendal, noh nüüd siis ütleme selles kickboxis oli päris kõrgel tasemel seal Hollandi nagu turniiridel. Mul on hea meel, plaksutab, vau, Uku, see on meie oma Eesti poiss sai sellise, lähed, lööd käe pihku, vau, on ju. Aga eestlased ei, see ei olnud ikka õige võistlus ka ja tead see ja selline. Sa ei saa midagi teha sellest. Ja selle suhtubki, sorry, kahjuks minu oma Eesti inimesed on sellised, aga nad on minu inimesed. Mina olen üks nendest ja me ei saa see midagi teha. Me võime seda sõimata, õiendada, me ei saa teha, muuta seda, me ei saa. Me peame sellest lihtsalt üle olema ja suhtuma sellesse nii, nagu see on, et see on fakt. Võib-olla piisabki sellest, nagu sa ütlesid, et need on minu inimesed just, ja nad on sellised, nagu nad on. Just. Väga, väga kihvt, väga eluterve. Mul on sul üks üllatus, et see on natuke tervislik, see on huvitav. Natuke. No mitte natuke, ma nagu väga tervislik. Ühesõnaga, siia lauale ilmusid nüüd sellised tume punased joogid ja nagu sa näed, sinu vasakul käel on siin tohutu hulk värvilisi purke. No täpselt on neid siin 20. Aga kujuta nüüd ette, et siit igast purgist, siin on hästi palju vitamiine, mineraale, hästi häid aineid on ja need on kõik siin öko-orgaanik on ju. Ja siin selle joogi sees on kuskil 82 komponenti, komponenti. Ehk siis kõik need pulbrid ja rohkem veel, me lihtsalt laua peale ei mahtunud ära meie laborist. Need tulid on ju, on pandud siia smuuti sisse. Siin sees on banaan, mustikas, natuke melonit lihtsalt, sest et oli praegu laboris üle melonit ja põhimõtteliselt ühest lusikatäiest sa saad kõik oma päevased normid kätte. Kas siis mineraalide või vitamiinide? Kõik. Kõige. Kõik. Ja ma tahtsin sulle seda maitsta anda, sest et see on mille kallal me praegu siin ka veel töötame ja mida me leiutame, et kas sa jooksid seda? Tervist. See veidike määrib mustikas. Mõnus naeratus selline on ju. Väga hea ju. See meenutab natuke sellist mustikagi selli. Toitumisnõustajad räägivad siis, et kui palju sa pead sööma sellist igasugust rohelist, igasugused juurikaid on ju, täpselt nii palju, ma ei tea, rusika suurus või ma ei tea nii edasi, nii palju kapsast, nii palju porgandid, nii palju seda, peterselli, whatever on ju, kõik. Et sa saaks täis oma selliste mineraalide ja nagu vitamiinide koguse päevas on ju. Aga nüüd ma ütleks ühe ropu sõna, see on pask, see on täielik vale, sest see ei saa sealt seda. Võtame niimoodi, et kus need juurikad on võetud või isegi see sibul, näiteks roheline sibul, sa saad nii palju vitamiine. Ta võeti välja millal sealt mullast, me ei tea, millal ta välja võeti. Vitamiin C näiteks, mida meil on hästi palju vaja, kuna muidu meie toitained ei imendu kehas ja nii edasi on ju. Tunde oli see, kui sa võtad ta peendra pealt ära, kui see kaob ära kõik, eriti valguse käes. Rääkimata selles, et suurem osa igasuguseid neid juurikaid tegelikult, millal on ära võetud ja sinna kuhugi, nad on võetud ära siis, kui nad on veel rohelised, sellepärast, et nad ei küpseks üle. Seda viiakse kuhugi lattu, sinna piserdatakse keemiaga, siis veel pannakse pakendeeritakse kuidagi keemiaga, siis nad seisavad kuskil, siis tuuakse välja, omakorda keemiat peale tuleks ilusad lettides ja kuni me nagu sööme, siis me ei saa mitte midagi sealt. Vastupidi, me sööme keemiat näost sisse ja samas toitumisnõustajad räägid, ei peate sööma ainult sealt ja seda omandada, no ei saa ju. See on sulaselge pettus, inimeste pettus, me ei saa seda. Kui me kusagilt mujalt, nagu sina räägid, siin seda ei tarbi, siis tegelikult meie keha ei saa seda. Aga inimene sööb seda ära, ma söön väga tervislikult. See on selline näide, kuidas lihtsa asjaga võib inimese lollitada, kes ei tea, kes ei lähe nagu natukenegi süviti. Ei, no näed, toitumisnõustaja ütles, ma loen ju ise ka lahti, löön need neti lahti, et näed, kaalikas annab nii palju, petersel nii palju ja nii edasi, abstraktselt on ju. Punapeet annab seda, no ta ei anna, sest on siis, kui sa võtaks ta kohe ja tarbiks, siis saaks. Aga kõik need asjad jäävad meil saamata. Sa näed ju väga terve välja. Kas see on siis ainult sport või sa oled ka väga teadlik sellest, mis sa tarbid, võtad sa mingeid toidulisandeid, vitamiine juurde, et mis on sinu selle terve keha ja vitaalsuse saladus? No sport spordiks, aga loomulikult ma söön mingeid toidulisandeid. Et ma ei hakka nende reklaami tegema, aga ma söön toidulisandeid ja see on kohustuslik, sa ei saa muidu neid aineid. Kui sa oled 20 aastane, siis sa võid süüa, võid mitte süüa. Su keha on nii plastiline ja annab kõik andeks. Annab 30 aastaselt andeks. 40 enam ei anna, 40 pluss ta ei anna enam ja siis, kui sa oled nüüd elanud oma elu sellist mitte tervislikult, siis hakkavad need probleemid välja tulema. Ja siis on eriti tähtis, et sa pead seda sööma, sa ei saa muidu, isegi C-vitamiin, me ei saa toidust tänapäeval mitte kuskilt C-vitamiini, sest see on ammu läinud, me peame seda saama kusagilt mujalt, aga saama nüüd
apteegid, mingisugused tervisepoed on täis seda, on ju, ja keda nüüd uskuda, et kes nüüd müüb seda, kus su keha tegelikult omandaks seda, see on ka nii keeruline, on ju, et sa pead kedagi uskuma. Aga kuna sa ise ei ole mingi bioteadlane, kes seda uuriks, kuidas ta mõjub, on ju, isegi siis need uuringud peavad olema, ma ei tea, kui pikalt läbi viidud, ja ka siis iga indiviidile mõjub see nagu erinevalt, et noh, et sa pead kedagi uskuma selles suhtes, et nagu mida sa nagu tarbid, oleks tervislik, aga veel kord inimesed, ärge sööge või tähendab, te võite süüa maitse pärast, aga te ei saa sealt neid aineid. Mulle meeldib see meie podcasti läbiv teema tundub see, et olge eluterved ja küsitlege asju, olge huvitatud elust päriselt, et ärge võtke asja nii, nagu sulle esitletakse. Just, kui keegi teile esitletakse. ütleb midagi, siis ärge noogutage mingi tegema, vaid küsige, et aga miks see nii on, aga kuidas see nii on, mis pärast niimoodi, siis saate ka vastuse. Ega teadmisi ei tule enne, kui te ei küsi, siis tuleb teadmine. No näiteks noored poisid, toomele hea näite, nüüd on kõik net on täis seal igas, Jordan Peterson ja kõik ütleb, et tee esimene asi, nagu sa tõused üles, tee voodi ära, siis sa kohe tunned, et sa oled teinud mingi asja elus ja su päev läheb paremaks. See on täielikult pask ju. Sa ei tohi teha voodit ära, sest sa öö läbi magad seal soojas oma igasuguste parasiitidega ja nüüd, kui sa selle kohe kinni katad, siis nad löövad selle vohama. Et tegelikult tund aega jätta see voodi nagu ta on, isegi tõsta tekk pealt ära, lasta jahtub maha ja siis tee voodi ära. Aga küsi küsimusi, eks ju? Ja tee aken ka veel lahti, on ju. Just, täpselt. Või nagu näiteks, kellega ma rääkisin, no et sa räägid siin, et see valimissüsteem on nagu vale, et ühesõnaga, kuidas ta nagu vale on, kus see pettus on? Ma toon lihtsa näite. Mina, sina ja veel keegi olen valimisnimekirjas, näiteks Kapa-Kohilas, niisi. Seal on 10 000 inimest. Niisi. Valituks saab see, siis ütleme parlamenti, kes saab 5000 häält, keegi, kes ei ole meie sinuga. Olen esimesel kohal, siis oled sina, siis olen mina. Aga siis on partei nimekiri, kus mina olen teise koha peal ja sina oled 26. koha peal. Nüüd esimene tüüp sai näiteks 7000 häält ja pääses parlamenti. Sina järgmisena said 3000 häält, 3500 isegi. Mina sain 500. Ja nüüd loogiline, ja nüüd on tegelikult siis niimoodi, et kõik hääled, mis üle jäävad, ühesõnaga pannakse ühte patta ja loogiline oleks, et kuna sina oled teise koha peal, siis kõikide hääled antakse sulle ja sina lähed ka parlamenti, eks ju, kuna hääli tuli nii palju, et veel keegi võiks minna. Aga ei. Seda otsustab partei kontor, et tegelikult mingi tüüp, nagu mina, kes sai 50 häält, tema läheb parlamenti, sina ei lähe. See on rahva petmine ju. Rahvas otsustas tegelikult, sina lähed, aga lähen hoopis mina, kes kuuletab kõikidele partei nendele. Partei ütles nii, teen nii, partei ütles nii, teen nii. Inimesed ei ole kunagi valinud. Ja neid on parlament täis ju. Meie minister Karmel Joller, kes ütles, et 5000 aastat vana Hiina meditsiin on voodoo, keelame ära, sööge tabletti, süstal tagumikku. Ja tema on nüüd parlamendis ja räägib seal oma libeda keelega igatsugu asju. Ja võt sellised juhivad meie riiki. See ongi see, et tegelikult meil tuleb teada nüansse. Et mida on kõrgemale sa lähed, ma mõtlen ametnike, valitsuse sinna poole, seda libedama jutu ja igasuguste nüansside taha peidetakse see pettus, aga see on inimeste räme valetamine ja petmine. Kas Eesti inimesel on üldse selline võim, et me saaksime seda muuta ka, et mida peaks tegema Eesti inimene, kes kuulab, mõtleb, meid petetakse, ma tahan selle nüüd ära muuta. Saab seda teha üldse? Muidugi saab. Tegelikult on niimoodi, et sellega peaks välja tulema nüüd aktiivsed inimesed, kes ütleb, näete, siin on mingisugune MTÜ teeme ja hakkame koguma rahva hääli, et muuta ära see ja see ja see. Ja siis see läheb ülesse ja anda kõikile tagumikku, me tahame ära muuta. Me tahame ära muuta need peidetud nimekirjad. Me tahame, et kõik, kes läheks näiteks valimistele, peaks selgelt välja ütlema, mida ta sinna tegema läheb. Me tahame seda, et ametnikke, keda valitakse, oleks kompetentsus tagatud. Näiteks meil oli luurejuht. Hakkas sõda, siis ta kuidagi tundus, et see koht ei ole tema jaoks. Ja nüüd pandi ta korraga kantsleriks metsandusse. Oot, sa olid nagu spymaster ja nüüd sa oled kuidagi metsandusmaster. Sa oled nagu selline multifunktsionaalne, aina sa käid kantslerit ja nende vahel ja sellised tüübid juhivad meie riiki, me rääksime sellest süvariigist, see tuleb ära lõpetada. Me tahame, et kõik parteid, et inimesed annaks hääle sinna, et president tuleks otse valimisega. Kes on president? President on partei ülene. Ja isegi praegu tegelikult. Seda otsustatakse partei tagatubades. Ja nüüd see õnnetu Karis,
peab siis kuidagi võitlema nende vastu, aga tal ei ole päris rahva mandaati ju. Ta peab võitlema nende lollide seadustega, mida ta välja ei kuuluta ja nii edasi. Sest ta teab täitsa kindlalt, ta läks Reformierakonna konflikti, kuna ta rääkis veel asju, mida ta ei oleks tohtinud rääkida ja järgmine kord teda ei valita. Aga president peab olema siis parteiülene, et on rahva poolt valitud ja kuulab, mida rahvas räägib, siis enamus räägib, mitte parteid räägivad. Sest parteid on tegelikult mis? See on puhas võitlus võimu pärast, kuidas ma saaks manipuleerida, et saada rohkem hääli ja siis 4 aastat ma lähen toimetan. Tegelikult need, kes juba praegu me juhivad, see Eesti 200, need pole mingit rahva toetust, reform ka, neil pole, kui tuleks valimised, nad kukuks mõlemad välja ju. Et sellised asjad neid saaks muuta, kui tekitada rahvaalgatus, liikumine ja inimesed annavad allkirja. Siis tuleks need muudatused. See tähendab seda, et inimesed peavad sellest teadma. Kes veel Eestis üldse mõtleb sarnaselt nagu sina nendest asjadest? On sul mõttekaaslasi? Tead, kui ma veel kord tulen tagasi selle erukindral Meelis Kiili juurde, siis kui ma lugesin tema artiklit, siis mitte tema ei mõtle nii nagu mina, vaid mina mõtlen nii nagu tema. No, see on väga nutikalt, selgelt ja põhjalikult kirja pandud analüüs. Lihtne ja selge. Lihtne ja selge. Jumal tänatud, et on selliseid mehi. Jumal tänatud, et on selliseid, kellel on ohvitseri au, ta on ju kindral, ohvitser, aga ta on Reformierakonnas. Ta ju rääkis kõik välja, mida on valesti, mida tema oma partei teeb valesti. Kahtlustan praegu, et see Reformierakond istub nagu kuskil on mingisugune vistrik tagumiku peale, ei saa istuda, lahti ka ei saa, kui nad on nii populaarne. Või nagu lihtne näide, kuidas selline ja kuidas poliitikud ja ametlikud manipuleerivad. Ütleme, on ju. Kunagi oli kaitsejõududel oma hangete osakond, kus ütleme, kuna riik annab ju kohustuse kaitsejõududele, kaitseriiki ja siin on teile näed, neil on vist mingisugune eelarve 5 miljardit, siin on teile raha, kaitske. Ja on ju loogiline, et siis on sellised vanem ohvitserid, kes teavad, mida neil vaja on, kust on vaja osta ja nii edasi. Aga nüüd see osakond kaudati ära ja tehti 2 uut osakonda. Riigi kaitseinvesteeringute keskus ja riigi kaitseressursside keskus. Ja seal on mingi 200 selliste tsivilisti, paksud ülesöönud mehikesed, naised, siuksed täiesti sellised. Ja nemad korraldavad nüüd, nemad ütlevad, ei, te võite rääkida, jah, mida tahate, aga me ostame ise. Üks saatis väga hea näite, et sõjavägi saadab, me tahame sellega üksikarv hobust on ju. Hobust tahate, seal võeti selle, kuidas see WC pump oli, löödi eeslile pähe ja öeldi, siin on teil üks sarvik on ju. Ja nüüd tulemus on nagu selline, et meil on 3 riigi peale umbes, 3-4 miljonit inimest, Leedu, Läti ja Eesti. Meil on automaadid erinevad, meil on soomusautod erinevad, meil on kõik asjad erinevad. Esiteks on kallis, teiseks nende hooldamine on hästi komplitseeritud. Sõjaolukorras pole seda täiesti võimatu teha, selle asemele kokku leppida. Leedukad tegid sakslastega, lätlased tegid soomlastega ja meie tegime türklastega. Ja siis kõik naeravad selle üle, kuidas saab 3 miljonit inimest tänapäeva maailmas, kus me peame kaitsma ennast, sõdime, kõik võiks olla üks, on odavam, on tunduvalt hooldus parem ja kõik me saame üksteise asju kasutada ja napakad teevad eraldi, nähtavasti üle idapiiri need naeravad kõveras on ju. Sest me oleme nii targad, sest need mehikesed on nii targad on ju, need 200 inimest, kes teevad need oksjonid. Kuidas saab? See on kuritegeliku Eesti riigi suhtes. Jumal tänatud, et meil on sellises parlamendis on riigikaitsekomisjon, kus on sellised nagu Meelis Kiili, Leo Kunnas, sõjaväelased, sirge seljaga eestimeelsed targad mehed, kes seda suunavad õiges suunas. Ma ei hakka pikalt rääkima, kuidas seal enne olid need kantslerid ja kogu see kaitseministeerium, Jesus Christ. Mitte üheski eraettevõttes niimoodi saaks ammu laiale löödud, kinga saanud kõik välja vahetatud. Aga meil käivad, ma olen poliitik ja ma siin ajan asju ja ma tean. Ja 5 miljardit on eelarve, mida sa väikselt jagavad oma vahel. Sa räägid siin mees ja mehelikkus ja tarkus ja juhtimine ja kes siis on mehelik mees? Väike hea huumorimark on, ma näen saalis noori poisse õudselt punnitavad, selle süstivad ja söövad, saaks aga biitseps jämedamaks ja punnitad ja ma vaatan seda ja küsin, kuule poisid, aga miks sa nii nagu punnitad? Naistele meeldib ja ise jälle sumisevad ja räägivad, mis naistele meeldi. Ainus, kes teed vahivad, on ainus, mille jaoks te hea olete, mida te teete, et kui te oleks geid, siis teil üksteisele meeldib. Et loomulikult naisele ei meeldi mingi paksmagu, aga naisele ei meeldi mingisugune õune higisev, haisev kulturist, kes hommikust õhtuni istub saalis ja punnitab omal seal pisvinid selja peal, kuna ta sööb mingid keemiat näost sisse. On ju.
see on nagu teile omale, te arvate, eks ju, aga noh, naiste koha pealt on see nagu midagi muud. Et naised ja mehed defineerivad seda täiesti erinevalt, mis on mehelikkus, mis on siis selline naiselikkus ja kuidas seda hinnatakse. Noh, naistel ju ka nähtavasti, et näed, sa ostsid uued kingad või selle, siis arutad seda sõbrannaga. Mees vaatab, noh okei, ta saab hoopis teistmoodi aru. Mees ja naine on täiesti erinevad olevused. Me vaatame, mõistame erinevalt, kuigi nagu naine tahab. No vaata, kui sa ka küsid mõne tuttava sõbranna käest või kui sul pole mõne suvalise käest, kes on siis pardi huuled pannud või sellised, et miks sa nagu teed? Oi, meestele meeldib. No ei meeldi see. Aga noh, sõbrannad ju räägivad, see on nii kallis, ma käin seal mitu tuhat tehti mulle jälle ja see on hea arst ka veel. Ma panen su ka tahad järjekorda, ma käin seal kogu aeg tihti tegemas. Ja siis kõik on niisugust kumminägudega, ei saa aru, kas ta naerab või nutab, ühesugune nägu on ees. Aga mis siis meeldib meestele? Milline naine meeldib meestele? Kõik naised tahavad ju teada. Jaa, aga ma arvan kõigepealt seda, kui keegi ütleb, milline naine meeldib meestele, siis ta paska suust väljast. Erinevatel meestele meeldivad erinevad naised. Üks on fakt, et meestele meeldivad ilusad naised. Sest vaata, see on see, et kui sul oleks kommikarp siin suur on ju, erinevad komme, siis ma ju valin selle paberi järgi, mis on niisugune mulle paremini silma jääb. Ja kui nüüd sa küsiks mu käest, et milline keha osa, no kui on ilusa näoga, ma vaatan nägu. Kui ta tuleb siiamaani miniseelikuga ilusad jalad, ma vaatan jalgu. Kui ta on ilusad rinnad, püst, ma vaatan seda. Ilus pruntis peppu, vaatan seda, see, mis silma jääb. No ja siis on isegi seda, et ei, ma tahan ainult brünette. Noh, kui on ilus blond, no ma ei usu, et see blondist ära ütleks, blondiinist on ju. Või vastupidi, et see on ka nagu selline, natuke selline hägune ja kallutatud teema. Ei, mulle meeldib ainult see, ma olen mitu korda elus ise pannud tähele ja mitu korda elus või kordi rohkem näinud, kuidas mul sõbrad ütlevad. Ei, minu jaoks on ainult sellised ja teised välistatud. No, siin läheb mingi aeg mööda ja on täpselt sellega koos, kelle kohta ütles välistatud. Et sellepärast on see never say never, et hoia oma suud koomal, sest muidu sealt näidatakse sulle teistmoodi, kuidas sa hakkad käituma, et see on teatud asjad muidu, aga see on ka meestel erinevad. Mehed on, mõned on nõrgema iseloomuga, mõned on tugevamad. Mõned on nõrgemad, tahabki, naine on võimukas. Mõned on tugevamad, kes ei taha sellisega, see on kaks kõva kivi ja jahvate hea jahu on ju. Et me peavad leidma tasakaalu. Ma usun, et igal ühel on siin nagu paariline siin maailmas. Või mitu. Puudutasime niivõrd palju erinevaid teemasid siin tunni aja jooksul, et kas sul on midagi, mis sul endal on niimoodi südame peal, et sa tunned, et sa tahaksid selle kohe nagu välja öelda inimestele, et kuulge, halloo inimesed, selle peale võiks ka mõelda või et sul on mingi endast midagi veel jagada sellist? On. Kuigi me seda juba puudutasime, mulle tõesti käib südamele, ma tunnen, et seda peab igal pool, kus ma vähegi saan rõhutada, on nagu paari asja. Üks on see, mis me rääkisime noortest ja noortest poistest, et neid peab suunama, neile peab tooma eeskujusi, nendega peab rääkima. Et tegelikult selline, Eestis on piisavalt selliseid edukaid, väärikaid mehi, kellele tegelikult tuleks teha kohustuseks, et sa pead hakkama tegelema mentorlusega, sa pead rääkima sellest, kuidas olla mees. Noh, okei, sa ei saa mingit manuaali anda, kuna igaüks on erinev, on ju, aga natukenegi mingid suunad, et seda, nad ei leia sellest rägastikust muidu välja teed. Noh, üks on, nagu me rääkisime, Andrew Tate ja teine on siis need lumehelbekesed, on ju. Et neil on vaja eeskujusid, kes räägiks sellest, kelle järgi nad saaks joonduda tahtlikult või tahtmata. Et see on üks asi. Ja teine asi, tahaks kõikidele Eesti inimestele panna hingele, et mõelge kaasa, et meil on vaja see jama, mis praegu toimub siin meie riigi juhtimisel, see on vaja ära lõpetada, meil on vaja kiiremas korras võtta vastu rida küsimusi, nagu ma rääkisin, on ju. Meil on vaja teha seda, sest vastasel juhul me vajume aina sugavama rappa. On selline väljend on, et kui sa istusid vale rongi peale, siis esimesel võimalusel, nagu sa said aru, hüppa sealt välja. Kui sa said aru, aga välja hüppa, siis tagasi tee läheb sul tunduvalt vaevalikumaks, kui see läheb pikemaks. Ja me läheme aima sügavamale paska ja läheme. Ega need väikesed sellised silmamoondused, mida praegu, vaata, valitsust juhujad ametnikud, mitte ametnikud, vaid ütleme niisugused partei broilerid, bürokraadid, vaata meie ministrid on ju. Ja nüüd nemad teevad sellised silmamoondus. Ja ma kutsusin seal 10 kinnisvara ärimees kokku ja nemad nüüd ütlevad, kuidas teha nagu majanduskeskkond paremaks. Nalja teete või? Äkki teeme veel bürokraatiat juurde, äkki kuulamegi neid kinnisvara arendajad. Kinnisvara arendaja ei ole see, kes toob raha Eesti riiki sisse. Aga see selleks, et teha nagu sellist mingit make-upi veidikene on ju. Oi, me hakkame kuskil kokku võtma, lõpus tuleb nagu välja, et tegelikult ikkagi meil nagu see ametnike ring nagu suureneb. Meil on vaja teha Eesti, tegelikult on asi ju lihtne, meil on vaja teha riik peab looma selle keskkonna, kus siis ütleme, ärimehed ja majandus saaks õitseda,
nemad selle keskkonna on peesse keeranud, aga seda saab lihtsalt muuta. Tegelikult isegi nendest ametnikest ma saan aru, et on palju, aga meil on vaja siia sisse tuua rohkem äri, rohkem raha, rohkem tootmist, et me saaks neid ülal pidada. Muidu vastasel juhul on niimoodi, et Eesti on edukas ja miks ta on edukas, sest ta delegeerib nii palju ametnikke Euroopasse. Me oleme ametnikke siis delegeerimise poolest Euroopasse esirinnas, sest me oleme nii edukad, kuna meil on nii head ametnikud. Nad saavad seal 10 000 palka. Mis sest, et meil nagu vaevu mingi majandus vaagub hinge siin. Et kahte asja nagu sellist, üks on siis noortega tegelemine ja teine on, meil on vaja, et iga inimene võtaks, et ei ole niimoodi, me läheb valima, mind ei huvita, niikuinii midagi muutu. Ei, see on meie oma kodu, meie peame seda muutma, ärgake üles. Ja sellised like-minded, siis ütleme, kes mõtlevad sarnased, me peame kokku hoidma. Nagu Meelis Kiili tõi seal väga hästi välja, oli see, et me peame leidma need punktid, muidu on Eestis, et ei, ma olen selle vastu, EKRE omad on, ma ei tea, selle vastu, need on selle vastu, ei, mitte see, et mille vastu me oleme, leiame need punktid, mille poolt me kõik oleme. Ja seal ongi, neid ei ole palju esialgu, 4, 5, 6, selle poolt me oleme, need on vaja ruttu muuta. Et see on igal inimesele nagu südametunnistusele, mida ei, mind ei huvita, ma olen seal Kapa-Kohilas, elan kuskil oma talus ja mind ei huvita, aga ma ütlesin, mul vahet ei ole, mul on helikopter, ma sõidan Hispaaniasse elama ja ei, see on meie kodu ja me ei tohi lasta sellel, kuidas öelda, ära lägastada seda või põhja minna sellel. Ehk siis tasuks pöörata negatiivne positiivseks Just. ja jätta erimeelsused kõrvale ja hakata ühtselt liikuma. Just, et natukene kuidagi, et ärme irise üksteise kallal, leiame need, mille poolt me kõik oleme ja seal on mõned punktid, nagu president ja selle poolt on kõik. Selle poolt muidugi ei öelda absoluutselt, et seda valimismudelit muuta, need kinnised, poolkinnised nimekirjad, sest parteid kaotavad oma mõjuvõimu. Sest praegu sai sinna need inimesed, nagu ma rääkisin sulle, said need inimesed, kes ei oleks pidanud sinna saama ja need on täielikult siis ütleme partei tagatubade ja kontorite mõjuvõimu all ja hääletavad, teevad seda, mida vaja on. Muidu võtame su siit Riigikogust ära, sa palka ei saa, mine ise otsi kusagil tööd, aga kuna sa tööd teha ei oska, siis sa tööd ju ei saa. Sa mainisid noori, et kui palju oled sa kursis sellega siis, mis toimub Eesti noortega, sul on pojad, sa oled käinud koolides rääkimas, kas sul on nagu laiem pilt võib-olla isegi kui mõnel riigimehel siis, et mis see noorte elu endast kujutab tänapäeval? Vaata selliste tahtmiste või selliste käskude ja poomiste ja reeglitega seda palju ei muuda. Muudab hästi palju eeskujuks olemine ja nendele rääkimine, mis suunas võiks liikuda, mida võiks mõelda. See maailm muutub kogu aeg, nad on tegelikult päris nutikad. Mida neil ei ole, vaata, tänapäeval vanasti maksis teadmine. Mitte tarkus, vaid teadmine. Kuna selleks, et teadmist saada, pidid sa käima ülikoolis, raamatukogudes, ühes linnas ei olnud kõiki raamatud, sa pidid reisima ja selleks läks sul mitukümmend aastat, et läbi lugeda palju asju, saada teada. Tänapäeval ei maksa see mitte midagi, sa lähed ChatGPT'sse ja ta ütleb sulle kohe. ChatGPT võib erineva asja kohta öelda väga erinevad asju. Nüüd on sul vaja elukogemust, et kuidas need asjad reaalses elus toimivad ja kuidas ta nende sümbioosis mingi mõju on. See on puudu. Ja seda saavadki teha inimesed, kes võiks olla noortele eeskujuks. Kas sina oled noortele eeskujuks? Ma tahaks olla. Ma ei tea, kas ma olen õigel moel, ma väga tahaks olla. Ma loodan, et su unistus olla eeskujuks täitub. Suur aitäh. See oleks üks minu suurte unistuste täitumine küll. Millest sa veel unistad? Millest ma veel unistan? See, siis nagu ma rääkisin, et minu kodumaa õitseks ja oleks teistele eeskujuks nagu tähtsuk nagu majakas pimeduses. Sest vaata, ajalugu on nagu selline pendel. Ja vahepeal ta läks sellise hästi äärmusesse pendlisse, või sinna äärmusse, see pendel läks nagu nii ülesse, kus siis naisõigused, Me Too ja kõik kuidagi selline mitmekesisus ja kuidagi maha selline toksiline maskuliinsus ja ta läks nii perversseks. Aga see pendel läheb nüüd tagasi ja see pendel ei jää keskele seisma, või see pendel läheb teise äärmusse. Ma kardan, et see võib minna sellise, et tulevadki sellised Baieri õllekeldri räuskajad, ma ei tea, kas siis koos EKRE-ga või siis koos Andrew Tate'iga või whatever, kes tegelikult ei taha midagi paremaks teha, vaid tahavad lihtsalt teisi materdada ja sõimata. Vaat seda ma ei tahaks. Ma tahaks, et Eesti oleks nagu see majakas, kus inimesed mõistlikult ja õnnelikult ja praktiliselt objektiivselt hästi elavad, et me tuleme teistele eeskuju, mitte kuskil seal sabas ei songi. Meil on nii palju võimalusi teha, me oleme piisavalt väike, meil on piisavalt tarkas inimesi, me saaks luua selle.
selleks ei ole palju vaja, nagu ma rääkisin. See on mul unistus. Siis mul on unistus Punasel vaibal Oscar saada. On ju? Ilusad unistused. Mõtle ise, kus kajaks selline lugu, eestlased, üle maailma. See tooks ju Eesti siukse tähelepanu keskpunkti. Oi, lähme sinna, vaatame, mis seal toimub. Siia tuleks inimesi, siia tuleks mitte ainult turiste, vaid tuleks igasugused ettevõtjad, kes tahaks luua, teha siin midagi. See lööks siin kihama nagu sipelgapesa meil ju. Sipelgapesa ei ole hea näide, aga tuleks elu, melu. Praegu jalutad mööda linna, valitseb masendus ja tühjus igal pool. Nii ta on. Loodame siis, et sellised suured säravad teod toovad ka seda sära Eestisse tagasi. Pöidlad pihku. Meelis, suur tänu sulle. Selle piduliku noodiga võtamegi kokku ja jääme siis punaseid vaipasid ja Oscareid ootma, mida kõik eestlased saaksid nautida. Suur aitäh sulle! Tänud veel kord Meelisele ja muidugi teile, armsad kuulajad ja vaatajad. Pärast podcasti me vestlesime veel Meelisega, et ta kindlasti soovib tulla taas kord oma mõtteid jagama, aga seekord meid huvitaks teie küsimused. Et mis küsimused on sul Meelisele? Pane need palun kirja meile siia YouTube'i kommentaaridesse video alla või siis saatke mulle Instagrami ja ma annan endast parima, et tulevikus need küsimused talle esitada. Muidugi kõige paremad küsimused.